mida me siis mängus tahame? No ma tahaks näha palju aeglasemalt esimest poolaega, et siin eelmises mängus ega ei jõudnud eriti vaadata esimese 20 sekundiga, siin raundid juba ära otsustati. No loodame, et siin nüüd Baltic Peak teeb aeglasemalt. Jah, et esimene mäng kuidagi väga kiire see tempo oli, et no nüüd on näha ka, et ilmselt natuke rahulikum see tempo juba tundub olevat. Ja esimene pikk on läbi tulnud Sims. Siit mängust langenud. 4-5, aga pomm läheb maha Baltic Peaki poole pealt ja siit on vaja Truck Driversite poolt retake'i. 4 mängijat on CT baasis korralikus fight'is. Siin praegu kätte läheb ja see fight'is tuleb Truck Drivers edukana välja. Maxel jäi veel viimasena järgi, aga ei saanud ka tema neid kõiki kille kätte. Ainult ühe mängija siit Truck Drivers kaotab ja saavad kätte esimese raundi. Chatis näen, keegi kirjutas, et keegi pani maja Semsi peale Optibetis, aga makspanus on minu meelest seal mingi 50 eurot või midagi, et kus nii odavalt maju saab. Aga vaatame. Truck Drivers küll võitis esimese raundi, aga pomm läks maha, mis tähendab seda, et oli natuke rohkem raha siin Baltic Peakil teise raundi kasutada ja läheb siin kohe fight'iks, ei taheta miidi kontrolli lasta Baltic Peaki kätte, aga tundub, et vägisi Baltic Peak selle miidi enda kätte võtab. No siin balance on veel miidi juures peale vaatamas, aga kardab ka juba, et Andres keegi lähedal on ja pigem jätab miidi puutumata. Ei ole siin Truck Driversil hetkel miidi kohta infot ja juba rotetakse A-mängijad ka kõik miidi ära. Noh, tahetakse koos selle miidi tagasi võtta, aga siin võib Baltic Peak leida hea taimingu A-saiti minekuks. Kuidas meil on utility'ga? Üks smoke on ainult tiimi peale. Noh, kui Rekken sellega strepile või džunglisse ette paneks, siis võib asja saada küll. See ette baasi pärast muretsema ei pea, mitte ühtegi mängijat. Truck Driversil sealpool ei ole. No ja smoke landibki džunglisse ette. Aga konnektor on avatud ja konnektoris on 2 Truck Driversi mängijat ootamas. Naiter aga jõuab CT-sse, saab Rekkeni maha. No, planti veel ei tehtud, Abyssal leiab konnektorist esimese killi, aga kas nad teavad, et seal on üks mängija veel ja Naiter ikka veel CT baasist vaatamas. Naiter saab teise killi kätte. Ja Sims üksinda järgi 1-2 olukord, 25 sekundit. Ja ei tule. No, Scoudiga raske fightida ka. 2 rifliga mängija vastu. Naiter võtab siit oma 3. ja teine round Truck Driversitele. Ja kuna Force Fly siin Baltic Peaki poolt eelmine round oli, siis siia raundi midagi sisse osta ei saa. Üks armor Abyssali poole pealt, üle mängijad tiiglitega lihtsalt pikke otsimas, aga pikki võib leida siit praegu Leeri. Kiiresti on Andre pushima läinud ja Maxel vaatas küll sinna poole, aga lasud ei connectinud Leeri ikka veel 100 eluga. Aga njak, läbi seina saab tiigliga selle bulleti kätte siin balance, aga samal ajal leiab Rekkeni ja ühe mängi eelis ikkagi veel Truck Driversite käes. Ja no ei ole map kontrolli ka Baltic Peakis saanud. Jorge Langela. Miidikastide taga natukene midagi otsimas, aga no raske on siit tiigliga neid laske pihta saada. Siin balance leiab selle killi üles ja mis see neak 2 järgi ja ei tule ka siit. Jah, note to self. Nüüd 2 mängu vahel peame need Music Kiti hääled maha võtma. Huvitav, kuidas need peale on jäänud. Mõisnik, ma tahaks Ace'i näha. Ma tahaks mõisnikut moderaatorina näha. Ma loodan, et see oli õige mõisnik, mitte mingi fake kasutaja. Tundub küll õige. Tundub nii, aga nüüd taas kord Baltic Peakil relvad olemas. Isakad, aga ei ole väga palju utilitit selle kõrvale. Küll aga said smoogid maha ja said A-saidi kätte. CT on avatud Leeri.
leiab siit ühe killi, Grütus leiab teiselt poolt ja saab Truck Driverist retake alata. Ja siin Maxel tapab ära Abyssali ja jääb nüüd üksinda järgi 1-3 olukorda, aga kõik Truck Driversi mängijad ümber tema. Ühe killi saab kätte, Grütus poolt aga trade ja tuleb kiire defuse, 4-0 läheb Truck Driversi juhtima. Ning jah, no väga tugev algus siin Truck Driversite poole pealt, no ei ole kindlasti need raundid väga kindlalt nende jaoks tulnud, aga samas me 4 mängitud raundis kõik 4 hetkel Truck Driversite poole peal. Ja kui me vaatame kille ka, siis noh, Leeri, kes me arvasime, et siin üks tugevamaid mängijaid Truck Driversi poole pealt on hetkel tõesti kill liider 6 killiga. Aga no ega Naiter ka palju maha ei jää, 5 killid all, 0 surma siis hetkel. Aga mida tahab Baltic Peak teha, näeme, et 4 mängijat. Hetkel miidis pomm ka täpselt samamoodi. Ja saadakse siit Leeri aknas kätte, no nüüd on võimalik miidist välja liikuda. On aga veel mängijaid siin Balance. Saab ühe killi kätte, aga nüüd tal ei ole otseselt kuskilt taganeda. Tahab siin lõpuni välja fightida. Ja Grütus ka sureb täpselt samas asukohas. Naiter nüüd veel viimasena järgi. Saab ühe killi kätte, aga Neak juba kohal ja saab ka Baltic Peak siit esimese raundi kätte. Ja kuna need eelmised raundid nii napilt läinud on, siis ei ole Truck Driversil väga palju economit, et pärast raundi kaotust uuesti osta ja juba näeme ühte MP9-et. Ja raundi alustab Abyssal. Jääb ülesse Grütuse. Jällegi miidi kontroll Truck Driversite käest ära võetud, peavad connectorisse ära taganema. Ja ruumi Baltic Peaki jaoks andma Naiter. Ainuke mängija, kes B-pool peab ka shortist välja taganema. 3 vs 3. 3 vs 2, 3 vs 1, noh raund mõne sekundiga lagunes ära. Baltic Peaki jaoks Neak nüüd 1 vs 3 olukorras. Proovib see raundi kuidagi tiimile tuua, aga no nii raske miils läbi liikuda, pole mingit infot ka, kus siin mängijad olla võiks. Aga teab, et tõenäoliselt tasutada A-saiti siis ei saa ja siin Balance leiab siis seda killi ei olnud. Neak valmis, et connectorist välja vaadatakse. 5-1 Truck Driversid mängu juhtimas. Kes siin enda chati kirjutas, et pärast seda mängu on 3 koera ja 3 maja, siis siin võib hoopis juhtuda, et 0 koera ja 0 maja on pärast seda mängu. Baltic Peakil ei ole seisime poole väga hästi alanud. Ja nüüd lõpuks ka üks natukene rahulikum round, kus esimese 20 sekundiga esimest kontakti ei saada. On siin Baltic Peak mäpi peale laiali võtnud, kõik kohad on kaetud. Küsimus, et kuhu nad tahavad liikuda. Väga palju utilityt kasutavad Truck Driversid ära, kui me vaatame, minut 10 on timeril järgi ja neil on kogu tiimi peale 5 flash'i ja 2 smoke'i. Aga ei ole palju utilityt ka Baltic Peaki poole pealt. Vist ei olnud raha raundi alguses, et kõikidele mängijatele full nade seti osta. Aga nüüd näeme, et väike kogunemine hakkab pihta 3 mängijat. A-pool valmis, kas siit fake A execute, aga pigem mitte. Rekken liigutatakse A-poolt ära B-treppide poole. Ja no, tundub, et fake ikkagi siia A-pool tehakse. Jorgel Angelo kooseliga on jäetud seda fake'i tegema ja no see fake töötab praegu väga hästi. Kõik mängijad rotate'ivad Truck Driversi poole pealt ära, aga ei, Naiter viimane hetk siiski keerab ümber ja 2 eluga pääseb siit minema. Grütus leiab veel teise killi ja 3. ka
otsa ja no, plaan tundus tegelikult Baltic Peagi jaoks ju väga hea, aga kõik killid tulid siin praegu Truck Driversitele. Ja noh, kui me vaatame elusid Leeri 11, Niter 2. See... See token siis jah, 15, et lasud läks pihta küll, aga mitte ükski laski need pähe. Ja 6-1 Truck Driversid. Siin mängus hetkel. Ja no nüüd on paar kindlamat raundi ka Truck Drivers jaoks tulnud. Näeme, et ökonoomi on paremaks muutunud suured dollarid. Mängijatel pangas siin raundi kaotuse peale ka enam. Eko peale nad ei jää, Leeri läheb siit väga agressiivselt AFP-ga peale vaatama, saab ühe killi kätte, aga siit tuleb trade vastu, krüütas, aga lehjab -3 ja järjekordne raund, mis siit ära otsustatud on. See, mis jääb ka B jääb siis vahele. Ja 7. round Truck Driversitele. No, väga ühepoolseks on see mäng siin nüüd meil muutunud. Aga mis töötab Baltpiigi kasuks, vähemalt on neil loss boonust üle raundi nad osta saavad ja näeme jällegi rifleid. Nende poole pealt Neak ainuke mängija, kes siin tiigil peale jäetakse. Ja minnakse uuesti miidi kontrolli võtma, 3 mängijat liiguvad miidi välja. Siin aga Krüütas. Shardis neid vastu ootamas. Krüütas ei saa, esimest killi kätte peab. Ära taganema ruumi Baltic Peagile andma. No, Leeri on ka AVP-ga valmis, aga ei tea, kuhu poole vaadata ja jääb lõpuks Abyssalile vahele. Ja kas tõesti Baltic Peag suudab siit miidist nüüd läbi murda? No, Niteril need hetkel mööda ei saanud. Smoke küll landis. Ette. Ja nüüd on hea võimalus, vaja ainuks seda auken üles leida. Ainuke mängija, kes saa saiti kaitsmes, aga Neak ei ole üldse positsioonis, et treidima minna. Ja nüüd 1 versus 2 olukorras. No, pomm on vaja ka veel ära tuua. Aga kuidas Truck Drivers nüüd seda 1 või 2 mängib? Hetkel mõlemad mängijad pigem B-side'i pool loodavad, et Neak tuleb pommiga B-sse ja no, neil on täna hea päev täpselt B poole. Neak hetkel teel on. Aga küsimus on, kui Neak läheb piisavalt aeglaselt, kas Truck Drivers hakkab ümber rotate ima? No, pigem vist mitte. Niteri sihik viimased 30 sekundit. Äpsi poole suunatud ja kohe siit ka killi võtab. Ilus headshot Niteri poolt ja Truck Drivers 8-1 juhtimas. Arno, mis sa arvad, mida peaks Baltic Peak tegema, et siin mingid raundid ära võtta? Ma arvan, et võib-olla see, mis nad ühe raundi tegid, et võttagi natuke aeglasemalt siin, et tundub, et Truck Drivers tahab just sellist väga agressiivset ja võitluslikku CS-i mängida, kus väga palju fight'e on korraga ja tundub, et nagu see round perfektne näide, et väga palju fight'e korraga Truck Drivers paneb selle individuaalse meisterliku see maksma ja 1v4. Et võib-olla just mängidagi rohkem sellise execute'i peale ja oodata see algne agressioon ära. Et praegu tundub, et lihtsalt näiteks Leerigi jälle jookseb miidi ülesse, saab 2 killi, treidid lähevad kõik Truck Driversi poole ja niimoodi ongi väga raske mängida, kui iga round on sul mees vähem. Ja pigem küll Truck Drivers tunneme ennast mugavalt kohe raundi alguses miidi peale fightida. Ja no loomulikult, miks nad ei peaks tundma. Hetkel siin viimast ainult see 1 round, mille Baltic Peak võitis, seal läks see miidi fight nende kasuks, aga muidu on jah, Truck Drivers korralikult siin peale jäänud. Ja Abyssali asukoht ka siin teada, noh Abyssalil ei ole mitte midagi teha, pomm on miidis maas, peab siia peale fightima jääma ja no tegelikult Abyssalil isegi mingi väike võimalusi on. Ta on jah 30 elu peal, aga ainult 2 vastast hetkel teda vastu ootamas. Ta on veel 1 smoke ka, mida kasutada, et teoorias on võimalik see pomm sealt kätte saada, aga no enam lihtsalt ei ole timeril.
piisavalt palju sekundeid, 15 sekundit isegi kui pommi kätte saab, siis saiti jõudmine nüüdseks juba võimatu on. Ja juhtus kõige halvem asi, mis sinuga saab juhtuda. No ma ei tea, las see siis jääb, ma arvan, et kõik nägid seda sama asja, siin ei olegi vaja mitte midagi öelda. Aga uus round, uus võimalus siin Baltic Peaki jaoks ja proovitakse kiiresti. Saiti tulla, saidis aga päris tugev vastupanu 3. Truck Drivers mängijad siin ees ootamas, seda Auken ja siin Balance. Leiavad üles esimene 2 killi leerinud AVP-ga valmis. AVP ei tabanud, aga Balance siin Naat tabas. Rekken ja Maxel. Kahekesti 3 Truck Driversi mängija vastu. Ja saavad see killid kätte. Naiter lõpuks 1 vs 2 olukorras, aga Naiter lahendab selle olukorra ideaalselt ja toob siin 10. raundi Truck Driversile. No siit korra küll hakkas juba paistma, et see tuleb Baltic Peaki jaoks ära, aga ei, Naiter ei luba sellele juhtuda. 12 killi ja 1 surm tal. No Naiter on ikka väga soe Cleveri 3. hooajaks. Ja 10-1 siin Truck Drivers juhtimas. No, kui siin eelmise mängu kohta chatis räägite, et any percent speedrun, siis ma kujutan ette, et siin Baltic Peak vaatas seda eelmist mängu ja ütle, et mis asja nii kaua mängisid, me teeme küll 10 minutit kiiremini. Küll aga Baltic Peakil siin teoorias võimalik nüüd ka teine round veel esimest pooled kätte saada. Mängija eelis on nende käes, topeltmängija eelis. Neljakesi 2 vastanud on, Leeri saab siit 1 kätte, aga joostaks üle. Naiter jällegi 1 vs 2 olukorras ja ei ole nii, Naiter teeb seda jälle 2 raundi järjest, täpselt sama asi Naiteri poole pealt. Ja ei anta seda teist raundi Baltic Peakile. Truck Drivers läheb 11-1 skooriga teist poolega mängima. No jah, siin meil on kõrval ka konsool, näeme täpselt, mida mängijad chati kirjutavad ja siin, no, ma ei hakka sõnumeid kõik ükshaaval ette lugema, aga lühikokkuvõte on see, et Baltic Peak ei ole rahul Naiteriga. Aga teine pooled käima läinud, sette poole siis Baltic Peak nüüd oma paremust näidata saab ja no, algab teine poolega nende jaoks väga hästi. Siin Balance. Ainuke mängija Truck Driversite poolt järgi. 1 vs 4 olukorra on, aga juba 1 vs 8 ümber mänginud. Kas saadakse lõpuks ta kätte ja saadakse? Sems teeb see töö ära. No mulle juba hakkas tunduma, et siit tuleb see 1 vs 4 ka ära. Aga ei, Clockil said kuulid otsa ja leiti ikkagi kill üles Baltic Peak 1 raundi peale. Siit ei jää ja no pomm läin maha ka Truck Driversil, siin praegu raha ei ole, et võimalik on, et Baltic Peak vähemalt mingi comebacki siit teeb. Uuritakse no väga kiire lahendus nüüd siit Force'i vastu. Truck Drivers lihtsalt jookseb miidi surnuks, annab selle raundi Baltic Peakile, et siis järgmine round uuesti AK-dega proovida. Chatis uuritakse, kuidas siia regada sai. Põhimõtteliselt ei olegi meil võimalik meistriliigasse registreeruda, et kui siia tahad jõuda, pead tulema läbi esi- või teise liiga. Ja teise liiga registreerumine on meil ikka veel avatud. Nightbot jagab siit linki, pane ennast kirja, võidad ära teise liiga, pääsed esimesse liigasse, võidad ära esiliiga, pääsed meistriliigasse ja siis saad juba siin samas mängida. Ja tundub, et Baltic Peak on veel mängus sees. Siin püstolite vastu ei tundu probleeme olevat, Sems on langenud, aga ainult Naiter ja siin Balance hetkel järgi. Siin muidugi Maxel ka jääb kohe vahele. Naiter. No sellel mehel tõesti täna on ikkagi hea. Saab siit noaga veel Maxeli ka kätte.
vedas Maxelil riflit ei olnud, et ainult MP9 või ka armorit kumagi Truck Driversi mängijatel ei ole. Järgmise raundi AK ostu peale siin välja minnakse. Baltic Peak võtab ka rahulikult 2 mängijat. A-saidis on seal. Esimene kontakti jääb siin Nitrile vahele, Neak saab treidi kätte, kas ootab ka teist mängijat. No, ei oodanud siin Balance, aga teedab oma asukoha ära ja Rekken Charges selle viimase killi ka üles korjab. No 7 raundi vahet siin Baltic Peakil ja Truck Driversil. Aga esimene raund Terra poolel, kus Truck Drivers ka nüüd täis ostu sooritada saab. Ja saame näha, mis siis relvadega Truck Drivers plaanib. Ja kuulujutud liiguvad. Et Truck Drivers on siuke meeskond, et kui tiimil läheb hästi, siis on kõigil lõbus ja kõigil hea mängida, aga kui väike auk teele ette tekib, siis võivad mängijad omavahel tülli minna ja läbi selle ka kogu meeskonna tase võib päris korralikult langeda. Et kui siin Baltic Peak veel mõned raundid kätte saab, siis võib see mäng vägagi huvitavaks minna. Kas selle raundi aga Baltic Peak leiab? No leitakse esimene kill. Kindlasti seda Ritegi jaoks vaja on, aga siin on veel 4 Truck Driversi mängijat ja 20 sekundit timeril järgi. Abissalinaat leiab aga veel ühe ja no nüüd saab hakata kiiremini sisse liikuma. Neaks leiab AWP-ga ka. Niter veel viimasena järgi. No Niter on meil nii palju klaits olukord ära võitud. Kas 1/4 on ka see, mida Niter suudab siit teha? Esimene kill on tal käes, aga liiga palju Baltic Peaki mängijaid. Neaks leiab killi ülesse ja samal ajal ka pomm kahjutuks tehakse. 5 round Baltic Peakil olemas. No Arno, sa usud? Tead, tahaks, aga see oleme näinud ka eelnevatel CT pooltel, et see firepower, mis siin ikka Truck Driversil on, et ma tunnen, et see 2 raundi, et see võtab, Leri võib siin vabalt, ma arvan, firepower pealt üksi ära võtta selle. Ja vaatame Leri siit hästi raundi alustab, saab siit esimese killi kätte, Rekkeni Molotov tema elu aga lõpetab. Niter leiab ka ühe üles ja mängi eelis on hetkel Truck Driversite käes ja päris palju Mac Controlli ka siin Truck Driversite pomm või muidugi vahele, pane pommi peale! Abissal sai küll pommiga mängija kätte, aga huvitaval kombel taganeb kiiresti ära. Ta ju kindla peale spotis pommi ära, samal ajaga siin Balance CT baasi jõudnud ja no väga veidrad positsioonid siin nüüd mängijate käes. Abissal aga otsustab, et selle asemel pommi peale minna, läheb hoopis A-saiti tagasi, kuulsin kindlasti siin Balance ära ja no see peaks olema Abissali kill, mis siit ära võtta ja Abissal ei eksi. Saab killi kätte, teab, et teiselt poolt ka mängijad tulla võivad, aga 2-2 olukord, 45 sekundit timeril. Ja Truck Driversi me läheme mängijad miidis, no kõik võimalused avatud. Ja otsustame minna A-sse. No, kas on aru, et Abissal ikka veel kuskil Terro baasi pool on? No, vahet ei ole. Saavad Abissali vastu duelli ja seal Xadauken peale jääb. Maxel nüüd 1-2 olukorras. Xadauken 7 elu peal, krüütused aga 100. Maxel on smoke ja flash, mida siit raundis kasutada. Ta ei tea aga mitte ühegi mänge asukohta, ta ei eelda, et Xadauken juba ta seljas olla. Aga liiga kaua läheb Xadauken laega, Maxel saab sailis killi kätte. Mis hetkel aga ta ümber keerab. No, kitt on olemas, liiga aeglaselt siit Xadauken läheb, Xadauken saab selle killi kätte, aga round on juba Baltic Peaki nimele kirjutatud. Ja 5 raundi järjest, mis on Baltic Peak CT poolel saanud. Ma kujutan ette, et varsti võib Truck Driversi TeamSpeak meeleolu üsna kurvaks muutuda. Küll aga on Truck Driversil loss bonus, mille kasutada. Siin Balance nii avalikult tuleb ja vaatab Balance'ist välja. Mitte ühtegi mängijat ta saidis ära ei näe, aga jääb natuke liiga kauaks. Neaki AWP scope'i ette ta jääb ja esimene kill Baltic Peakile tuleb. 5-4 olukord.
ja võtavad rahulikult. Tahavad siin miidi kontrolli peale mängida, Rekken jääb natuke magama, ei saa shortist killi kätte, aga siin on meil veel Maxel, kes lowerist tuleb, saab esimese killi kätte. Asukoht teada, peaks nüüd ära taganema, aga läheb siit veel otsima ja leiab veel teise ka ja kindlasti kuulseb pomm sinna kukkus, on oluline info Rekkenile edasi andmiseks. Rekken ei saa siit killi kätte, Xado võtab 2 ja Niter 1 ja hea round, mis siin Baltic Peagi jaoks oli täiesti ümber keeratud. 2 vs 2 olukord. Neak ja Sems, Neak saab enda killi kätte, Niter nüüd 1 eluga, aga no neid 1 vs 2 olukord on Niter siin küll ja veel praegu selles mängus võtnud 1 eluga, aga no kindlasti keeruliseks see läheb. 20 killi ja 6 surma hetkel Niteri nime peal. Ja otsustab B poole liikuda, aga B on täiesti avatud, mitte keegi. Hetkel B-sse peale ei vaata, kõige lähem mängija Jorgel Angelo, aga otsustab ka selle asemel, et treppide pealt B-sse minna hoopis miidist läbi liikuda. Aga Niter on juba side'is kohal, Neak tuleb ainult ühte lasku on talle pihta vaja ja Jorgel Angelo selle lasuga leiab. Jõuab piisavalt kiiresti short'is kohale ja Baltic Peak ei ole siit seeriast väljas. 7-11 hetke skooriks. Ja võib-olla see Simbalance'i olukord, kus ta siin välja oleks, võib-olla kirjeldaski seda, mis sa enne rääkisid selle meeleolust, et võib-olla eelmises raundis oli natuke seda viha natuke üle ja siis selline nii-öelda võib-olla Faceit tasemel play, et kui sa solo queued ja lähed liiga närvitiimi peale ja jooksed lihtsalt Palace'ist välja. Just jah, mul on ka siuke tunne, et hakkab natukene Truck Driversil see muutuma. No neil on võimalik tegelikult ka 4-5 timeouti võtta, et natuke rahuneda, asjad läbi rääkida, aga tundub, et siin midagi läbi rääkida ei taheta. Leeri hoopis liigub Molotovist ette, aga ma arvan, et see ühte tiki kuuldi ära, et keegi Molotovi sees põles ja nüüd kindlasti nähti ära ka, kas Rekken saab siit killik kätte ja leiab esimese tema asukoht on aga teada teine ka, Rekkenil ei tulnud siit treidi. Tema tegi enda töö ära, nüüd on Maxel vaja see site kinni hoida, Maxel killi kätte ei saa. Neak on aga ka koha peal olemas. Ühe mängija eelis hetkel Baltic Peagil. Siit tuleb nüüd rahulikult võtta wallbangid. Hetkel ei taba. Eludega ei ole jällegi Truck Driversil hästi, Niter 13 peal, Xado 47 peal. Kitid. Baltic Peagid olemas. See naat võib juba killi ära tuua, Xado jääb 20 elu peale, aga järjest läheme siin Baltic Peagi mängijad jõuavad, Neak saab esimese, Jorgel Angelo teise ja järjekordne round, mille Baltic Peak enda kätte saab. Näita meile korra scoreboardi. Jah, viimase 4 roundis kõik defuse'iga lõppenud. Et Truck Driversil ei ole probleemi pommi plantimisega, aga on probleemi side'i hoidmisega. Väga hästi on Baltic Peak alati need roundid kätte saanud. Mul on Indiast Alteki sõber, kas ta võib mu tiimiga mängima tulla? Nii raske küsimus ei oskagi kohe vastata. Sa võid kirjutada Cleveri Discordi selle küsimuse ja suuremad tähtsamad adminid vaatavad selle üle. Aga round 20 käimas. Taaskord Truck Drivers miidist läbi saanud. Siin aga mängisid Baltic Peagi kõik mängijad saites seest, et miid anti täiesti käest ära. Neak nüüd läks korra miidi peale vaatama, kaotab enda elu ja puhas clean up tehti Truck Driversite poole pealt A-side'is. Ja no siin ei ole mitte midagi Baltic Peagil teha, siin on vaja relvi save minna. Kuigi Baltic Peak on 7 raundi järjest võitnud, siis no ei ole siin seda economit. Mõlemad relvad ülimalt olulised järgmist raundi kaasa võtta. No siin Truck Drivers tahab need relvad ikkagi kätte saada ja mõlemad mängijad nad kätte said. Mina ei tea Baltic Peagi poole pealt, kas oli mõtet siin nüüd fightima jääda. Seepärast, et näeme, mis see Osprite tuleb. Abyssal MP9 peal. No, teised saavad kõik enda rifle'i kätte, aga utility poole pealt ei ole, seisub kõige paremini. Maxel
saab ainult smoke ja flashi. Kindlasti raske round. Nüüd Baltic Peagile tulemas, eriti arvestades, et Truck Drivers nüüd 12 peal ühte raundi veel vaja, et kogu seeria võit neile tuleks. Ja järjekordselt kiiret raundi on Truck Drivers tegemas. B-site on kätte saadud, stack. Baltic Peagile A-site'is ei töötanud. Tehti coin flip, aga maandus see münt valet pidi ja väga ebamugav on nüüd ka miidis push minna. Leeri on neid siin hetkel hoidmas. Leeri saab 2, Maxel saab selle killi kätte, aga mängi eelis on Truck Driversi käes ja 20 sekundit pommil aega ja ikka kõik Baltic Peagi mängib miidis. Tundub, et siia võib see round läbi saada. Pistol loomulikult läheb veel proovima, aga 10 sekundit timeril ülimalt kiiresti peab saiti jõudma. Ei saa Krüütas kätte 34 eluga. Krüütas ellu jääb ja 13-8 on Truck Drivers selle mängu võitnud, aga no CT poolel ikka korralik comeback siin Baltic Peagi poole pealt.